I'm going back to Tema on Aivo. Talle meeldib sportlik kalapüük. Ta peab seda osaks oma tervislikust eluviisist. Kala püüdmine on võimalus looduses tervislikult aega veeta, nagu arst soovitab. Ja vee all näiteks harpuuniga kala püüdes, see on tõsine füüsiline väljakutse. Mul on väga palju terveid ja tugevaid sõpru kõikjal maailmas, kõik kalamehed. Mina seda jama ei usu, et kalad merest peaksid otsa saama. Ega inimene ei suuda ju tervet merd tühjaks süüa. Mõnda kala võib-olla on tõesti natukene vähem, aga siis tulevad teised asemele. Või kasvatatakse. Positiivne peab olema. Mina näiteks looduses püütud lõhet enam ei söö. Maitse on natukene imelik, aga kasvatatud lõhe on palju loodussõbralikum. Kala on tervislik toit. 90% maailma kalavarudest kannatavad kuritarvitamise või ülepüügi all. Jätkusuutmatu kalastamine on suurim oht elule meres ja üle miljardi inimese toiduvarudele. Kalade ja karploomade kasvatamine farmides tihtipeale hoopis kahjustab looduslikke kalavarusid. Seda teevad kalafarmide heitmed, kasvatatud kalade pääsemine loodusesse, suurenenud parasiitide kogus ja vajadus püüda farmis kasvatatavatele kaladele toiduks looduses kasvanud kalu. Mina olen Kaia ja räägin teile selle ajastu kõige dramaatilisema loo. Tähelepanu, tegemist on teadusega. Enne vastuväitmist lugege tähelepanelikult kvaliteetset uurimistööd. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu pädevate teadlaste või asjatundjatega.